seda vestlusringi oleme me niikuinii mõelnud ja lootnud sellisena, et igaüks, kellel on mõte, öelgu oma mõte meie vestluse sekka ja arutame seda. Kuna teemaga ilmselt pealkirja vormis juba olete enam-vähem tuttavad, tegu on siis Arhitektide Liidu aastanäitusega, näitus lasteaia arhitektuurivisioonidest. See on täpselt selline teema, lasteaiad, mis toob kokku väga palju erinevaid inimesi. Ja me oleme ka siia külla kutsunud arhitektidele ja nende visioonide autoritele lisaks inimesed erinevatelt elualadelt, kes on väga tihedalt lasteaedadega seotud või siis hoopis vähem tihedalt, aga sellegi poolest väga huvitavate mõtetega. Teeme kiire tutvustuse ringi ja see on väga hea vihje alustada iseendast. Ma olen siin juba pikalt rääkinud. Ma olen Kadri Klementi, üks selle näituse kuraatoritest. Ja mina olen Karin Tõugu, mina olen samuti näituse kuraator ja arhitekt. Mina olen Eit Herman ja ma olen üldiselt filosoof, aga siin ma osalesin ka ühtlasi ühes selles tiimis. Mina olen Tiina Peterson, olen Haridusteadusministeeriumi alushariduse ekspert ja ühtlasi olen ka Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant, nii et kasvukeskkond on üks teema, mida ma ka uurin. Tere, mina olen Marju Saar ja mina olen siis otse lasteaiast, et olen lasteaed väike juhataja. Ja võib-olla alustaksime siis natukene sissevaatega teie igapäevaellu, et Tiina, mis on sinu töö, mida sa igapäev teed? Igapäevaselt ma nõustan küllaltki palju kohalikke omavalitsusi, lasteaiaõpetajaid, lasteaiajuhte, lasteaiaga seonduvates küsimustes ja üks osa minu tööst puudutab ka siis alushariduse õigusloome. Kuidas luua rohkem võimalusi lastele ja peredele ja samamoodi, et see oleks siis kvaliteetne. Et see ongi nagu minu põhiline tegevus, millega ma tegelen ja loomulikult ka hästi palju on kokkupuuteid teiste riikidega, et kuidas on seal see nii-öelda lasteaiad, kuidas on seal alusharidus ja kuidas sealt omakorda õppida ja mida Eesti poolt jälle neile anda, et ka see on nagu üks minu valdkond. Aga kuidas on lasteaia visiooniga üleüldiselt, et kas sellist visiooni, milline on lasteaed, milline on lasteaia keskkond, kas selline visioon on olemas riigi tasandil või kas seda töötatakse välja? Et riigi tasandil ta eelkõige nagu tuleneb sellest õiguslikust raamistikust ja täna nagu on väga selge suund sellele, et laps peab olema aktiivne ja ütleme see, mis puudutab mängu ja õppimist, et ta saaks olla ise nagu selles protsessis hästi aktiivne, et seega kõik see, mis tema ümber on pere ja lasteaed ja linnaruum tegelikult peaks seda aktiivsust toetama. Et see on tegelikult tuleb ka tänasest lasteaedade õppekavast väga selgelt välja, et me ei räägi enam sellest, et keegi õpetab väga last, vaid see, et laps ise õpib ja lapsele tuleb see keskkond luua õppimiseks. Kuidas Marju sinuga on, et sina näed lasteaia elu igapäevaselt toimimas, et kuidas sulle tundub, kuhu see teeb on?
ja milline see, võib-olla väike üldistus, et milline see tänapäeval on? Ma jah, nõustun Tiinaga, et tegelikult ongi teed sinna poole, et seda keskkonda niimoodi kujundada, et laps saaks olla seal aktiivne, uurija, õppija, tegutseja. Et see keskkond toetaks nagu tema õppimist ja tema olemist seal lasteaias. Et jah, tõepoolest, et õpetaja roll on lapsele luua sellised tingimused, kus ta saab hakata õppima või et selles mõttes lasteaed ongi ilmselt sinnapoole tee, et võib-olla igapäevaselt jah, just, et jah, selles mõttes ongi tee sinna, et nagu seda ruumi selliselt kujundada. Nii palju, kui me selle näituse ettevalmistamise käigus kokku puutusime, siis tänaste lasteaedadega ja mõtetega tuleviku suunal, et eriti tänases olukorras jäi võib-olla silma just see, et kaal on väga sinnapoole kaldus, et kõik on õpetaja teha, et õpetaja saab lasteaiaruumid, väga paljud lasteaiaruumid on tüüplahendused, et kuidas on näiteks selle poolega siis, et te mõlemad nimetasite, et keskkond on väga oluline, aga kui luuakse uut lasteaeda, kui omavalitsus mõtleb, et millist teha või millises suunas minna või milline oleks nende enda visioon, et kas sellist asja, kas selles osas antakse nõu, kas selles osas küsitakse nõu? Täna on uued lasteaiad, mis avatakse, seal küllaltki palju juba kohalik omavalitsus ja ka lasteaiaõpetajad või direktor siis teevad eelnevat koostööd. Mõelda välja, mis need parimad tingimused lastele võiksid olla, et milline see maja võiks olla selline, et lastel oleks seal hea siis aktiivselt mängida ja tegutseda ja katsetada ja eksperimenteerida. Et jah, võib nõus olla ka sellega, et Eestis on igasuguseid aegu olnud ja tegelikult väga paljuski meie lasteaiad on vanad, nad on enne 80. aastaid ehitatud, nii et väga palju on sellist tüüpprojektide põhist lahendust. Uuema lasteaiad on jällegi rohkem niisuguse julgema ruumilahendusega. Aga seal on jah see tähtis moment, et milleks see ruum on, et see ruum on eelkõige lapse jaoks, et see peaks nagu just seda last kõige rohkem nagu toetama ja et neid valikuvõimalusi ja igasuguseid ka just selliseid mängusituatsioone võimaldama, et see on nagu see tähtis, et ruum mitte nagu ilu poolest lihtsalt ilus ruum, vaid ruum kui mänguruum, et see on nagu tähtis. See on väga hea mõttekäik, mis ühtlasi haakub Heiki Hermanni essees kirjutatud mõtetega mängust, sellest, millega lapsed tegelevad, kuidas see kõik toimib. Jan, võib-olla sa räägid natuke sellest mängimise mõttest ja olulisusest? Mängimise olulisusest. Võib-olla ka arvestusega, et see kataloog on värskelt trükist tulnud ja väga palju tegelikult ei tea, mis oma essees kirjutada. No, mul on järjest rohkem hakanud tunduma, et see mängimine ei ole tähtis ainult nagu laste jaoks, eks ju, vaid ka suurte jaoks, aga seal ma nagu ikkagi keskendasin just ikkagi lastele peaasjalikult, eks ju, et kui ma tõin seal niisuguse paralleeli, et kui loomadega näiteks, et kui ülejäänud loomad ühel hetkel saavad nii-öelda oma arengu käigus nii-öelda valmis, siis võib-olla inimesed päris valmis kunagi ei saa. Alates juba sellest, et nad saavad valmis või täiskasvanuks veidi pikema aja jooksul, aga teiseks siis see ka veel, et äkki nad ei saagi päris valmis. Et kui loomadel on väga selgelt nagu kaks perioodi, et on üks selline mänguperiood, kus sa oled põngel ja seal on nagu mürad ja niisama hullad, eks ju, ja siis ühel hetkel saad nagu
täiskasvanud, siis inimeste puhul võib nagu tegelikult näha, et see mängimine jätkub nagu mingil kujul päris nagu elu lõpuni. Ja noh, et ma ei tea, mis see näitus muu on, kui mingite ideedega mängimine, et suured inimesed tulid kokku ja hakkasid, ehitasid mingid nagu pisikesi mänguasju, aga seal on nagu kuidagi see reaalsus ja mängulisus on kuidagi kummaliselt nagu segamine. aga et miks see tähtis on mängimine? Noh, et seda on nagu tegelikult üsna vähe uuritud, aga sest noh, mäng, see on nagu midagi, mis ei ole noh, tähtis, see ei ole päris asi on nagu see, mis on nagu tõsised asjad, eks. Noh, surm, see on päris ja ma ei tea, elu mõte, see on päris, aga võib-olla nagu, et inimesed mängivad, teevad nalja, no mis siis ikka, eks ju, mis nad siis teevad, aga siis see on nagu siuke asi, mida saab kõrvale jätta. aga nüüd nagu mitmed katsed ikkagi on nagu näidanud seda, et tegelikult on mängimine kuidagi noh, ikkagi tähtis asi või kui kas või looma puhul, eks ju, et seal sees kirjutasin vist ühest näitest, kus kohas niisugune rottide mäng, eks ju, et rotid müravad ka iksama, eks tuleb välja, ma ei tea, palju te olete kursis rottide lapsepõlvega, aga neil on nagu mingi mänguaeg, eks ole, ja siis tehti siuke katse, et üks grupp nagu rott, neil lubatud mängida. Neil lubatud mängida ja siis mis juhtus oli see, et või noh, et siis võeti see grupp ja siis teine grupp, kellel oli lubatud mängida ja siis mõlemad pandi nagu eraldi mingitesse siukse labürintidega. Ja siis ühe labürindi puhul või seal oli siukene, et seal oli kuskil üks tuba, eks ju, ja seal oli söök. Ja siis aga pandi sinna toa ette, kus see söök oli, pandi tükk kassilõhnaga. Ja mis siis juhtus oli see, et kõik need esimene reaktsioon oli kõigil roti nendel jõnglastel oli samasugune, eks ju, et kõik pistud lehku. Aga et nüüd juhtus nagu erinevus oli selles, et mis juhtus edaspidi, et need rotid, kes ei olnud saanud mängida, et need jäidki peitu ja nad surid ära. Ja need teised rotid, kes olid saanud mängida, nendel juhtus niisugune asi, et nad hakkasid tasapisi tema nina välja, hakkasid vaatama, mis juhtub. Ja kui juhtub midagi ohtlikku, siis nad muutusid julgemaks. Nad läksid julgemaks, kuni nad läksid üle selle riidetüki ja jõudsid ikkagi selle sinna oma söögi juurde. Et siin on nagu selge nagu kuidagi selgitus, et mida see mäng teeb, ta teeb neid kuidagi paindlikumaks kui muidu. Ja siis selle kohta on olemas selliseid nagu, ma ei tea, kas tulla praegusel ajal üsna sellised asjakohased isegi või ajakohased näited, et miks seda mängu hakati uurima või ühe konkreetse sellise tüübi Ameerika Mänguinstituudi juhi nagu lugu, et miks ta hakkas üldse mängu uurima, oli see, et nad uurisid ühe siukse ma ei tea, mis selle kohta on, kurjategija või mingi tüübi, kes läks Texase Houstonis läks ja tappis lihtsalt nagu valimatult ära nagu inimesi. Siis hakati nagu, see oli nagu sellel hetkel, see oli kuskil 60-70-ndatel ja siis see oli sedavõrd nagu arusaamatu asi sellel hetkel ühiskonna jaoks, et seda hakati uurima. Ja üks nendest faktoritest, mis seal samamoodi nagu läbi käis, oli see, olulisest faktoritest oli see, et ta oli väiksest peale, isa oli niisugune militaarne tüüp, kes ei lubanud tal mängida. Ühesõnaga, et niisugune paindlikkuse ja mängu vahel on üsna niisugune tugev seos. Et see on juba peale selle, mida me muidu nagu kõik niikuinii teame, eks ju, et mängimine mingis mõttes annab natuke ka niisugusele elule mõtte, eks ju,
või noh, see suur osa naudingut tuleb just sellest, et see on nendel hetkedel, kui me mängime ja oleme mängulised, aga et siis see on ka üsna niisugused hoopis tugevad kuidagi seosed. Äkki see vastab sellele küsimusele? Üsna põhjalikult, et mulle jäi meelde, kuidas sa võtsid selle kokku ühe lausega, et inimene areneb arenema, et kas see võib-olla ei olnud just see sõnastus, aga see mõte, et tegelikult algusest peale peab see laps õppima kasvades veel rohkem mängima ja veel vabamalt mängima, et see just annab mingi eelise, mingi tugevuse. Et kuidas sellisest teema ise läheb tohutult kaalukaks, selline mänguteema, mis on teise külje pealt ju naljatamine, nagu sa ütlesid. Et kui ma mõtlesin selle peale, et nagu sa ütlesid, et lapse ja täiskasvanu vahel inimese liigina ei ole justkui piiri. Et samas on päris mitmed osalejad tõid ka seda välja, et see ei väljendu sugugi ruumis on väga selge piir lasteaial ja ülejäänud linnal ja nad isegi justkui vastanduvad, et astud üle lasteaia värava ja nüüd oled sa lasteruumis ja see, mis jääb väljapoole, justkui ei ole enam lasteruum, et kuidas teile tundub, kas on seal selliseid üleminekuvorme, on need mõeldavad, on need täiesti olemas, on need tulemas? Selles mõttes, et lasteaed on ilmselt selline üldine tehtud maailmast, et ega ma ei saa nagu öelda, et see on puhtalt selles mõttes lasteruum. Tegelikult seal on selline lastele arusaadavas keeles näidatud, et milline ühiskond väljaspool on ja millised nagu ruumid väljaspool on. Et mina nagu seda piiri nii jäigalt ei tõmbaks, aga kas või üleminek tegelikult minu arust aasta-aastast järjest rohkem tekib avalikku ruumi selliseid lastealasid, et kas või suured mänguväljakud parkides või mere ääres või siis näiteks kaubanduskeskuste mängutoad või mängualad, et tegelikult minu arust see avalik ruum tuleb väga järgi sellele lapsele, et kas või näiteks kaubamaja lastemaailm, mis nüüd mõnda aega tagasi tegelikult sai väikese inimese järgi tehtud, et tegelikult neid näiteid tõenäoliselt on veel, kus see piir hakkab järjest rohkem hägustuma ja võib-olla siin võib ka üldistada seda, et kuidas üldse meie ühiskond lastesse suhtub, et nii ka see ruum tegelikult tuleb vaikselt sinna järgi, et kui lapsed on nagu teretulnud restorani ja avalike kohtadesse, et siis ka luuakse nagu neid tingimusi, et lapsed seda tegelikult hästi tunneksid. Selles mõttes avalik ruum nagu laste mõttes tuleb järgi, aga minule tundub, et ta kandub nagu teise äärmusse, et laste ruumid polsterdatakse niimoodi ära, et näiteks seda kassilõhnaga tükki sinna isegi mitte ei kanda, et see söök on nii-öelda kogu aeg kättesaadav või et ei juhtuks midagi või et sa ei, ühesõnaga need asjad on kõik nii viimase võimaluseni ära ohutustatud ja see isegi ei ole mitte enam seotud sellega, et lapsega midagi juhtuks, vaid et sinu peale kaevataks või et keegi ei saaks sind süüdistada milleski. Et üks päev siin oli üks vestlus, kus me rääkisime ka lasteaia hoovi haljastusest ja siis lõpuks jõudis selleni, et soovid on sellised, et lasteaia hoovis ei tohi näiteks varoonia põõsaid olla, sellepärast et muidu äkki mõni laps häärib ära ennast, et see vanematele ei meeldi. Ja siis ka oli see, aga siis lapsed äkki teinekord võtavad kuskilt mujalt ka mõne marja mingi teise põõsa küljest. Et see lõpuks viib ilmselt sinnamaani, et kui laps tuleb lasteaiast välja, siis ta võtab marja või võtab näiteks piibelene marja, sest ta ei ole nagu, ta ei ole harjunud üldse nagu mingite selliste asjadega. Et see, kas teile ei tundnud see, et see ülemäärane nagu selline polsterdamine ongi, et kas see on nagu,
kas see on juba nagu läinud üle võlli? Minu meelest nagu on. Seda võib küll kohati märgata, et noh, niisugune liigne turvalisuse tagamine, et sellega nagu üle liia mindud, aga samas me oleme püüdnud nagu riiklikult tagasi tõmmata sellega, et ikkagi noh, seesama täiskasvanu, kes selle lapse kõrval on, tegelikult on küllaltki hea riskide hindaja, et noh, et selles mõttes, et mitte reeglid ei pea olema niisugused jäigad, et ühte asja ei tohi või teist asja ei tohi, vaid pigem see, et teatud situatsioonides, teatud olukordades peab olema see turvalisus ja abi olemas, et noh, mis on nagu väikelaste puhul kindlasti see, et üks osa on see keskkond, teine osa on tõesti eakaaslased ja kolmas on siis tõesti kas see vanem või õpetaja, et need kõik komponendid on tähtsad. Aga mis ma mõtlesin selle ülehoolitsetud linnaruumi ja võib-olla lasteaia suhetest, et täna juba nagu väga paljud pedagoogikad lähtuvad sellisest põhimõttest, et kuidas noh, et laps ei ole mitte ainult laps nagu linnaruumis, vaid et tegelikult ta käibki teatris, ta käib muuseumis, ta käib tänaval, ta käib pargis, et selle jaoks ei ole vaja nagu noh, üle organiseerida neid paiku, mis on ainult lapsele, vaid laps tegelikult ühelt poolt on nendes ruumides ja teiselt poolt on hästi häid näiteid näiteks Itaaliast, Reggio Emilia linnast, kus lapsed tegelikult ise annavad väga palju sellele linnaruumile. Et nad on näiteks teatri dekoratsioonide loojad ja nii edasi. Et noh, et see ei ole mitte ainult nagu saamine, et laps saab midagi, vaid et ta annab, et ta on nagu, ta on kompetentne laps, nagu nimetatakse, competent child, et tegelikult lapse peas leiduvad ideed ja mõtted, et see annab nagu väga palju juurde kogu linnale või ka lasteaiale näiteks. Et ta on oma kasvukeskkonna disainer ka kohati, saab olla juba. Ilmselt ka lasteaia turvalisuse all, et me liigume sinnapoole, et laps on nagu aktiivne uurija ja õppija ja tegutseb väga palju ise, et meil ei ole enam seda olukorda, kus on üks lage rühmaruum ja on ümmargune laud ja lapsed on seal ümber ja teevad kõike koos, et võib-olla seetõttu on ka nagu turvalisusele natukene suuremad nõuded selles osas, et laps võibki kuskile nurga taha minna üksi mängima ja temaga ei juhtugi mitte midagi, et ta ei pea olema kogu aeg nagu peo peal, et see ruum peab toetama teda selles. Ja võib-olla lasteaiade seisukohalt veel see ka, et noh, mina nagu selle üle turvalisuse pärast ei muretse, et meie lasteaia näitel küll, et lapsed käivad väga sageli õppekäikudes ja õppekäikudel, et kuna meie lasteaed asub Viimsi suhteliselt taganurgas, need käivad ühistranspordiga ja see on küll nagu selline päris ellujäämiskursus tulla sealt kuskile kesklinna, minna muuseumisse või teatrisse, et selles osas mina hetkel nagu seda ei pane oma kogemusel küll tähele, et see ülihoolitsus on liialt olemas ja nagu ka emana ma ei märka seda hetkel küll. Ma mõtleks nii palju juurde, et see, noh, et see võib olla, see üle polsterdamine võib olla, eks ju, probleem selles mõttes just, et mäng mingis mõttes ei teki siis, kui see on liiga turvaline, eks ju, kui see on liiga turvaline, see ei taha mängida, eks ju, või kui see on liiga, noh, turvaline tavaliselt on ennustatav, eks ju, siis ta on igav ja siis nii edasi, aga ühtlasi seal on nagu see asi, et kui sul on seal mingid ohtlikud komponendid ka juures, eks ju, siis seal ühtlasi peaks olema mingid kohad, kus sa saad siis minna nagu, mis pakub siis seda turvalisust, kui sa tahad seda turvalisust, eks ju, et see need mõlemad komponendid on seal kuskil nagu vajalikud ja võib-olla isegi saa ette öelda, et kumma nagu, noh, kus seal täpselt see piir noh, peab olema, et see on tegelikult iga lapsel nagu enda tegelikult tunnetab, et kus kohas tema jaoks nagu see õige koht. Et on ka mingid mänge, kus trips tuleb strull või mis iganes, eks ju, ja mängitakse hästi justkui turvalistes olukordades, eks ju, aga siis on ka see teine äärmus. Ma arvan ka, et nagu kõige halvem variant on see, kui see keskkond või ruum näiteks ei paku nagu absoluutselt mingisuguseid väljakutseid
arenguks. et see on nagu kõige halvem variant, et sellisel juhul nagu noh, ta kasvabki passiivsena üles. et see väljakutse või see nii-öelda mõõdukas risk, mis samas peab tagama selle, et see ei ole saatuslik risk, nagu sa ütlesid, et see peaks olema. aga et üks asi, mida mina märkasin selle kataloogi selle lõpus olevas vestlusringis, oli see tähelepanek, et võib-olla probleem ei pruugi siin olla, võib-olla lasteaedades on see asi võib-olla isegi päris hästi, aga probleem juhtub sellel hetkel, kui laps läheb lasteaiast esimesse klassi ja kus ta järsku, ta on nagu silmitsi hoopis teistsuguse reaalsusega, kus ta on nagu siukses vägagi kontrollitud ruumis või väga kontrollitud nagu olukorras järsku. jah, see üleminek lasteaedast kooli sageli on just selliste suurte linnakoolide puhul üsna mingil määral isegi võib-olla lapse jaoks traumeeriv, et siis laps lähebki eelkooli sageli selle jaoks, et mitte sealt teadmisi saada, et kooliks paremini valmis olla, vaid selleks, et harjuda selle koolikeskkonnaga ja koolirütmiga tegelikult, et sageli selliseid tagasihoidlikumaid lapsi nagu suunataksegi eelkoolidesse just sellel põhjusel, et ta nagu oleks valmis sinna koolikeskkonda paremini kohandama, et tõepoolest seda küll, et me arvestame seda, et lasteaeda tegelikult lapsevanem last hommikul toob ja õhtul viib, aga esimeste klassi hakkab ta minema sinna bussiga üksi läbi liikluse, et selles mõttes tõesti see kontrast on päris suur. kindlasti ka seesama oma vastutuse teema ja oma algatuse teema, mis tundub isegi mõistmatu, et seda kasvatatakse väiksest peale lasteaias ja siis esimesse klassi minev laps, kes on harjunud, et ta valib endale ise tegevuse, ta valib, millisesse tegevusnurka ta läheb, aga et järsku on tervel klassil on matemaatikatund ja vastu vaidlemist ei ole, ja tunniplaan on ette kirjutatud, et minu jaoks tundub see kahtlemata traumeeriv, et maailm, milles sa oled kasvanud ja millega sa oled harjunud, osutub järsku millekski muuks. et ka see on üks asi, mis peab muutuma, et noh, ei saa olla nagu väga suurt erinevust lasteaia ja algklasside vahel, et noh, see traditsiooniline nii-öelda ainult piltidest, toolidest koosnev klassiruum, et noh, see lihtsalt eeldab, et ka see muutub, noh, kuna tegelikult noh, kui rääkida riiklikust visioonist, siis ju täna on juba õppekava muutunud ja öeldakse, et me lähtume lapsest, me arvestame tema individuaalsusega, tema aktiivsusega ja et ka kooli poole peal tegelikult noh, need samad huvitav kool ja teised algatused tegelikult toetavad seda, et see niinimetatud traditsiooniline lähenemine ainult sellisele väga noh, ütleme tõesti pingid ja õpetaja klassi ees ja muud seal nagu klassiruumis ei ole, et see on nagu oma ajaga ära näinud, et ka siin peaks tulema muutus sellele väikesele kooli minevale lapsele. selles mõttes on need teemad nii tihedalt seotud, et ei saakski neid eraldada lasteaeda ja kooli, et need on tegelikult üks ja sama kasvukeskkond. Kas on tekkinud küsimusi äkki publikul? Et kui mõelda seda mõtet edasi, et millele me oleme viidanud ka oma näituse pealkirjas mängiv inimene, et inimene ongi liik, kellel on omane mängimine, vanusest sõltumata. Ja kui mõelda ruumile, siis võiks justkui näha, et see lasteaia ruum ja korraldus liigub sellise mängiva inimese kontseptsiooni poole ja sama teeb ka inimese töökeskkond, kontorihooned, kui me mõtleme sellistele tuttavatele ägedatele näidetele, mida ikka avaldatakse, kas see on siis Google'i kontor või veel mingisuguse tehnoloogiafirma kontor, kes on
võtnud kätte ja loonud sinna sellise tavaliselt kirju maailma, millest tundub, et töö on teisejärguline. Aga see ei pruugi niimoodi olla, sest võib-olla on see just nimelt see õigem keskkond, selline vabam keskkond, kus on palju erinevaid võimalusi, kuidas tööd teha, et see ei käi pinkidel ja laudade taga. Aga tõepoolest, et kool on kuidagi sinna vahele jäänud ikka selle oma ajaloolise vormiga. Jah, nojah, just. aga selles mõttes nagu need tööd mulle tunduvad, neil on nagu ka suurem üldistusjõud kui lihtsalt nagu lasteaed, mille puhul juba ka see on nagu hästi tänuväärne. Ma olen üsna nagu leitsisin neid täna, eks ju, väga põhjalikult, siis kuidagi väga tekkis mingi elus mõtted lihtsalt käimine, kui tekkis mingi sakti vaimustus. Aga seal on nagu siuke suurem üldistusjõud ka nendel asjadel, mulle tundub, et see ei pruugi ainult nagu see ei ole ainult see, et need on need lapsed ja tegeleme nagu lastega, vaid tegelikult see ühtlasi tegeleb nagu enda. Ma lugesin ka kõik need väga põhjalikult koostatud visioonid ja tõesti need kavandid nagu proovisin nendesse süveneda, et mul nagu mitu sellist positiivset aspekti, et üks, mida ma rõhutaksin, on see, et see ruum ja õu, et need kaks asja on nagu omavahel hästi seotud ja lapse jaoks on see nagu hästi tähtis, et see oleks võimalik nii õues kui siseruumides mängida ja katsetada ja avastada. Ja üks tähtis moment on ka see, et tõesti nad andsid nagu hästi palju sellist piire purustavat nagu mõttelendu, et tõesti, et see ruum ei ole nagu määratletud väga kitsalt tõesti mingite üksikute kas rühmaruumide või klassidena, vaid seda saab palju avatumalt lahendada. Ja just pakkudes just neid erinevaid võimalusi lastele, et see on nagu väga oluline. Kui meie ka seda vestlusringi lasteaias teiega läbi viisime, siis üsna sageli või mingi hetk me tagasime ennast mõtted, et oot, et see ei ole võimalik ja seda ei saa kohandada lasteaed, et tegelikult sellised tänapäeva praktiku piirid tulevad nagu sageli ette, aga siis, kui juba rohkem räägid ja mõtled, siis saad aru, et tegelikult igast sellest tööst on mingeid asju, mida saaks kas või isegi tänasesse lasteaia ruumi üle viia või siis rääkimata sellest, et selles suunas liikuda, et kas mõne uue lasteaia puhul, et täiesti üks-ühele midagi nagu üle võtta, et lõpuks me jõudsime, et kõik on võimalik nagu korraldada lähtuvalt õppekava nõuetest või millest iganes, et tegelikult tuleb nagu ise need sellised tänapäeva elu piirid ära unustada. Kogukonna aspekt hästi tugevalt, et see kogukonna algatus või et kus see lasteaed võiks asuda või milline oleks see keskkond, et see on ka väga minu meelest väga positiivne, et sellele mõtelda, et lasteaed ei pea olema alati hästi suur, vaid ta võib olla väga väikene, aga ta on see hea keskkond selle lapsele ja kui ta võimaldab tõesti seda liikumist ja võimaldab seda initsiatiivi võtmist, et kõik ei ole nagu lõpuni valmis ehitatud või valmis kellegi poolt mõeldud, vaid et lapsel on ka ruumi seal midagi oma peaga mõelda ja mõtestada, siis see on nagu väga hea variant. See kõlab absoluutselt ideaalselt, et ma usun, et väga paljud meist on jõudnud samade mõtete ja tõdemusteni, aga jäänud on küsimus, et kui on sellised visioonid ja mõtted, et kuidas siis julgustada neid teoks saama, et kas selleks on ka ette nähtud mingisugune, ma ei kujuta ette siis mil viisil, mingisugused esile tõstetud eeskujud või kuidas julgustada omavalitsusi minema
proovima uusi lahendusi ja natukene vähem valmis ehitatud lahendusi või ruumi, et. ma arvan, et see tänane nagu selline esimene niisugune selline väga hea algatus, et selline näitus on olemas ja et me siin vestleme, et see on nagu tegelikult edaspidiseks ka hästi vajalik tegelikult kohalike omavalitsuste tasandil, et nad on nagu teadlikud ja samamoodi see kogukonna initsiatiiv, et kui on teatud linnaosad või teatud vallad, kus see initsiatiiv on olemas, et pakkuda seda niisugust omapoolset lahendust välja, et kui me täna räägime sellest, et me tahame, et tõesti peredel ja lastel on see alusharidus kättesaadav, siis me tegelikult ju ka oleme mõelnud selle peale, et riiklikult oleks neid vahendeid, mida kasutada ja tõesti seda eriti nendes piirkondades, kus on lasteaiakohtade puudus, on täna ka pakutud välja need vahendid läbi Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, et neid kasutada. Et selles mõttes ka need head ideed, kui need sünnivad arhitektide peas, et see on nagu see dialoogi koht, mida võiks kindlasti nagu kohaliku omavalitsusega läbi mõtelda ja välja pakkuda. Nagu väikese näol võib tuua seda näidet, et kuna meie oleme selles osas ikkagi erasektor, et me oleme eralasteaed ja lisaks on meil ka mitu lastehoidu, et siis tegelikult ka see, et sa pead ise nende klientuuri tooma, paneb mõtte tööle ja sa pead olema nagu hästi leidlik ja hästi uuendusmeelne, et tegelikult meie lasteaed ongi nagu nullist alguses olnud sellest, et tekkis idee inimestel teha lasteaed ja siis hakati sinna ümber ehitama ruumi, et sageli on nagu vastupidi, et on ruum, siis tehakse sinna sisse lasteaed, et selles osas võib-olla natukene meie maja on teistsugune selles osas ja ta peabki kuidagi olema selline atraktiivne nii lapse kui vanema jaoks, et lapsevanem peaks valmis oma last tooma sinna lasteaeda. Ja samamoodi ka nende lastehoidude näol, mis meil on, et kuna rahvastik väheneb ja lapsi jääb vähemaks, et peab olema kogu aeg leidlik, et kus siis on see õige koht, kus seda hoidu vaja on, et tegelikult ka meie peast on läbi käinud seesama liikuva lastehoiu mõte, et oleks selline tore buss, kus korjaks lapsed peale, kus lapsed saavad tegeleda ja õhtul viiks nad jälle koju, et tegelikult need ideed nagu käivad küll lasteaednike peadest kogu aeg läbi, et tulebki olla nagu hästi leidlik ja hästi innovaatiline, sellepärast et tegelikult lapsevanemad, kui meie kliendid tahavad seda. Võib-olla nagu küsimus ei olegi alati olnud selles, et nagu ilmselt nagu tuleb välja, et nagu lasteaedad ei ole sellist asja, et nad ei tahaks muutusi, aga võib-olla neil on olnud mingid sorti ideede puudus, eks ju, et selles mõttes see võiks olla nagu hea asi, kust alustada, aga väga kahju oleks igal juhul, kui see nagu lihtsalt sellega nagu niimoodi jääkski. Aga et ilmselt ei saa ka oodata, et keegi lihtsalt nagu kuskilt võtab seda üle, et kuidagi tuleb seda siis ise ka kuidagi vist edasi. Palju sõltub just kuidas jõuda väga suurte osapoolteni, kas või need samad lapsevanemad, kes ühest küljest ootavad siis midagi uut ja midagi väga, väga ägedat, aga teisest küljest, nagu meil ka vestluses läbi käis, et mõnikord on lapsevanemad need tagasihoidev jõud, kes siis uuenduste vastu on hoopis ja ütlevad, et meile meeldis see vana ja tavaline kord küll, et pöördume selle juurde tagasi. Ei oskagi nagu kommenteerida, et üldiselt lapsevanemad tuleb ju ka harida selles osas, et ega lapsevanem on ju pärit oma lapsepõlvest, et temal on mingisugused oma pildid ja mälestused, et mina ei ole väga küll kohanud oma praktikas selliseid lapsevanemaid, kes ütleks, et toome selle aja tagasi, mis oli siis, kui meie lasteaedas käisime, et tegelikult vastupidi, ikkagi ollakse väga rõõmsad, kui tehakse erinevaid uuendusi lasteaedadesse, et
võib-olla ma mõtlengi nende makettide näol, et mis enamusel või väga paljud välja tuleb, et puudutatakse seda õueala ja õueala arendust, et hetkel on hästi aktuaalne just see õues õpe ja lapse viimine loodusesse ja õue, et tegelikult nendest töödest saab väga palju ideid just õuealadele või kasvõi sageli ei pea ju selles osas näiteks selle õuelasteaia näol olema tegemist sellise suure kompleksiga, vaid piisab juba, et sellesse idee, et lähme lastega rohkem õue ja oleme näiteks nädal aega hommikust õhtuni õues, et tegelikult juba see on ju nagu selline taktiline tulem sellele näitusele. ja ma arvan ka ja usun tegelikult, et tegelikult see lasteaed on nagu selles mõttes küllaltki palju ka selline väärtushinnangud ja muud ja kuna seal on tõesti lapsed, seal on vanemad, seal on õpetajad, et see tegelikult iseenesest nagu areneb edasi, et on protsessis, aga jällegi see õueala puhul ja ka ruumi puhul, et hästi oluline, ma ikkagi nagu rõhutan seda, et ta oleks nagu jah, et ta oleks nagu muutumises, et me täna paljuski räägime sellisest näiteks, et õueõppeklass, et teeme õueõppeklassi, et mitte õueõppeklass iseenesest, vaid tegelikult kogu see keskkond, mis peakski nagu võimaldama seda loovust ja inspiratsiooni ja erinevaid tegevusi ja mängu, et see on tähtis, et tõesti mitte nagu, et üks asi iseenesest, vaid et neid võimalusi nagu saab pidevalt juurde luua ja ma arvan, et sellepärast ka need visioonid, 8 visiooni on nagu hästi tänuväärsed, et seal on see muutumise aspekt sees, et ei ole nii lõpuni valmis. aga et võib-olla see on ka meie poolt täiesti siiras küsimus, et kuidas edasi minna, et on sellised idee alged olemas, aga kuidas jõuda veel kaugemale ja veel laiemalt puudutada siis arenguid lasteaias, et mis võiksid olla need teed? ma arvan, et väga hea oleks selline võib-olla niisugune jätku võimalusena siiski kaasata juba nagu ka kohalikke omavalitsusi näiteks ja miks mitte ka lapsevanemaid, et see võib-olla nagu võimendaks selle ja ka lasteaia juhte, et see võimendaks sellise protsessi, et ühelt poolt nagu tulekski nii-öelda arhitektid ja kunstnikud ja teiselt poolt siis see pedagoogiline pool ja perede pool ja KOV-i pool, et see võib-olla annaks sellise tõuke nagu selle nende visioonide nagu elustumiseks ka. võib-olla lihtsalt see ka äkki on tähtis, et need ideed kuidagi püsiks, ma ei tea, pildil ilmselt, aga see kuskil olemas või et äkki tekiks mingisugune koht, kus oleksid need ideed ja kus saaks nagu tegelikult veel neid lisaneda niimoodi, et kui keegi päriselt siiralt on huvitatud nagu kuskil oma lasteaega kuidagi nende mängimisest, siis tal oleks koht, kust vaadata ja kust nagu hakkab saada nii-öelda ideedele just kuidagi sütitust. võib-olla ikkagi sellest lindist tuleb teha prototüüp ja käia lasteaedades näitamas, et see oleks kindlasti üks selline väga kihvt asi, mida meiegi tahaks katsetada. aga ja viide oli siis Kuu arhitektide tööle, mida on võimalik näha ja ma arvan, et see on väga hea hetk vestlusring kokku tõmmata ja lõpuks näitus avatuks kuulutada, et ma tänan kõiki vestlusringis osalejaid ja annaksin korra sõna, kui meil on siin arhitektide liidu poolt keegi, kes võtaks sõna.